Lõuna-Eesti ideelabor on terve päev kestev praktiline arendusprogramm, mille eesmärk on anda noortele ettevõtjatele uusi oskusi, inspiratsiooni ja enesekindlust oma ideede arendamiseks. Ideelaborit oleme tegelikult teinud natukene teises vormis varasemalt ka. Klassikaliselt on see sügiseti, kus me siis alustame õppeaastat sellise ideearendus häkatoniga. Aga praegu siin siis on 2026. aasta versioon selline, et me valmistame neid ette sellisteks suurteks võistlusteks, mis on siis kevadel tulemas. On Eesti õpilasfirmade võistlus, on ka rahvusvahelised, nii et nad oleks siis siin Lõuna-Eestis ka maksimaalselt valmis oma asjadega hästi hakkama saama. Päeva jooksul toimuvad 7 sisukat töötuba, millest iga osaleja saab osa 4. Töötubades keskendutakse muu hulgas motivatsioonile, avalikule esinemisele, aktiivmüügile, sotsiaalmeediale, lugude jutustamisele, toote fotograafiale ning inglisekeelsele pitsimisele. Kui lihtne on saada noori ja just nimelt noori ettevõtlusega tegelema? Seda saab vastata, et väga raske ja samas saab öelda ka väga lihtne. Tegelikult see esimene samm tuleb noore esmasest kontaktist, usaldusisikust. Et kas noore juurde jõuab see õige õpetaja või kui meie käime programme tutvustamas, et kuidas siis meie saame otse noortega suhelda koolis, noortekeskuses või muus keskkonnas, et see otsekontakt tegelikult määrab, kas see on lihtne või raske. Need ettevõtlikud noored võib-olla, kes tänasel päeval siin saavad koolitusi, et kui palju tulevikus nendest saavad ettevõtjad ja võib-olla suurärimehed ka lausa? Ma arvan, et see arv ei ole nii oluline, et kui palju neist saab. Tähtis on see, et see noor saaks selle esmase kogemuse, et ta saaks aru, kas talle meeldib ettevõtjaks saada või ta saabki selle teadmise, et ei, see ei ole minu valdkond, mina tahan saada töötajaks, kes siis aitab teisel ettevõtjal tema sihte ja unistusi ellu viia. Et see on nagu see peamine fookus, aga mida kindlasti meie Lõuna-Eesti ja kohalikud omavalitsused ootavad, on kindlasti see, et noorte ettevõtjate arv kasvaks ja see järjepidev töö on siis seda näidanud, et see tasapisi kasvab. Kui tähtis ühe õpilasfirma siis töötaja jaoks selline päev on võib-olla? Kas ja kui palju õpite uut? Ma ütleks, see on väga tähtis ja väga oluline, sest kuna me peame ju esimest korda elus puutuma kokku sellise suhtlemise müügiga otse inimestele ja laatadel olles on ikka algus natuke keeruline ja sellistel üritustel saate hästi palju, sa kuuled nippe, kuidas on juba tehtud, sa kuuled kogemusi ja see aitab hästi palju hiljem olla enesekindlam ja paremini müüki teha. Koolitusel või õppepäeval on ka väga põnevaid ettevõtmisi, nagu kuulda on, et millega teie ettevõtmine tegeleb? Meie tegeleme sellise huvitava asjaga, nagu loome platvormi või äpi elektriauto omanikele, et nad saaksid uues piirkonnas, mingis kohas, kus nad varem ei ole liiknenud, sobiva laadimiskoha leida. Kas ja kui palju võib-olla siis sellelt tänaselt ettevõtmistelt ka õpilastele uusi ideid on tekkinud? No ma tahaks loota, et keegi täna siit uue ideega päris selles mõttes ära ei lähe, et oma õpilasfirma ideed ümber muutma, aga kindlasti, et meil siin on nii praktilised need töötoad, et neid mõtteid kindlasti on palju kaasa võtta.